Tere tulemast kõigile siia Eesti Maaülikooli spordihoonesse ja meil olid siin väiksed tehnilised probleemid, aga saame nüüd uuesti kõik ette lugeda, ehk siis mikrofon vahepeal ei töötanud, aga jah. Ehk siis täna ei saa mäng jääda viiki, kindlasti peab olema võitja. Kui jääb normaalaeg viiki, siis tuleb 2x5 minutit lisaaega, millele järgneb Narvas, siis pandi seal ka suureks favoriidiks Rahvents võõrsil. Ja Narva koefitsient oli 4, mis tähendab seda, et Narva peamus igas mõttes, et meie igapäevaselt nii tugevate mängijatega mängida pole väljas ega saalis saanud. Ja nüüd samal ajal legend Aleksandr Starotup lahendab ära ja seis on 1-0. Olgu ka tänased kohtunikud ja täna on peakohtunik ja esimene kohtunik on 2-0 samal ajal. Ja Võtrushin lahendab Lev Vismani, kellest just räägitud sai. Lev Visman lõvipojana siin korralikult väikse noore poisina mürab ja lükkab Võtrushinile värav alla ja Võtrushin ei eksi. Lokk, uuesti rebane. Siin oli jälle seda Desjatski overlappi näha. Ei anna viga kohtunik. Huvitav. Aga Desjatski eksib. Teeb 2 minutiga 2 viga. Ja nüüd siin Dimitrenko väga hästi läheb. Ja kui hea tõrje teeb siin Sepp. Siin tehti praegu selline, et pane õbe kandikul pandi ette. Ilusti hoiab palli. Toob läbi Lussini. Lussin ei lähe löögile. Läheb ikka löögile. Oi, kui hea löök. Teevad maski ja pall jääb Desjatskile ja Desjatskile see pall. No nii oli arvata. Ja näha oli, et see skeem tuleb ja löödi ka ära. Ja keegi. Ja nüüd saab kontrasse tulla. Aga jälle on Denitskil jalg vahel. Ja kui hea võimalus. Ja korralikult tegelikult siin. Kuigi mängida on veel nii meeletult palju futsali mõistes, siis selline väga intrigeeriv lõpp tuleb ja sellise koha pealt nüüd. Ja nüüd siin Dimitrenko. Ja nüüd on ohtlik, on vaja jõuda tagasi, Dimitrenko peab enda. Siin ka, et Ja siin on vaja see esimene võit ära võtta, et minna eduseisus võõrsil mängule. Ja nüüd lendab väravaht, kas toob edu? Ja Kuševski lükkab värava alla ja Mats Vlado 2-2. Ja tuli lendab väravahiga. Ilusti mängis Kuševski talle selle värava alla ja oi. Kas see on oma värav? Võlga 5 sekundit on liiga kiire. Karabakh võtab üllatusvõidu 2-3 ja järgmine mäng on siis 7. märtsil siis Tallinnas juba ja seal hetkel siis võtab juhtohjad enda kätte Karabakh. Aitäh kõigile, kes vaatasid, kes kuulasid.